kell sai 12, et välja kuulutatud teise päevakorrapunkti aeg ehk siis avaliku istungi avalikuks mineku aeg on saabunud ja minul on Isamaa fraktsioonilt volikiri, mis ütleb, et härra Reinsalu asendab härra Seedrit, kui härra Seeder peab ära minema, sel hetkel hakkavad siis volitused kehtima härra Reinsalul ja mul on info ka selle kohta, et härra Reinsalu soovib seda eelnõu komisjonile tutvustada. Jah, kui te olete nii lahked. Mitte ainult mina, vaid mul on ka immanentse osa minu ettekandest moodustavad ka 2 eksperti. Ütleme siis huvitav isik ja ekspert. Härra Reinsalu, palun, tulge korraks tagasi. Mul oleks ettepanek ikkagi, et me vastastikku käituksime lugupidavalt. Esiteks, oma külalistest oleks olnud väga viisakas meile kõigile ka eelnevat teada anda, sest et kui me siin oma nädala töökava kinnitasime nüüd edasi, olid kõik meil just ette loetud, keda meil on komisjonil oodata. Kasartud teie nimi on see, nagu te näete. Aga muudest külalistest mul ei ole teada antud. Et nüüd, ma arvan, mul ei ole selle vastu mitte midagi, kui komisjon ühiselt saab otsustada, kas me oleme nõus sellega, et ad hoc kutsutud külalised saavad kuulama tulla. Jah, ma annaksin neile ka sõna, kui nad moodustavad osa minu ettekandest. Komisjonis esimees annab sõna. Väga vabandan, härra Reinsalu, et ma saan seda otsustada siin meie arutelude käigus, kas see on vajalik või mitte. Ma korra vabandan, aga äkki Urmas Reinsalu saaks ka mikrofoni rääkida, sest praegu ülekande kuulajad tegelikult ei kuule, et mis see nagu võib-olla vaidluse sisu. Härra Reinsalu võimalus ja õigus rääkida mikrofoni, kui ta võtab kohaloo taga. Aitäh. Nii, ja nüüd ma küsin komisjoni liikmete käest, et siin kuivõrd tõusetus küsimus selle kohta, et on ootamatud külalised, härra Reinsalul kaasa võetud, keda ta ei ole komisjoni sellest eelnevalt teavitanud, siis ma küsin, kas komisjoni liikmed on nõus, et me need külalised siia juurde kutsume, nad saavad kuulata ja siis vastavalt arutelu käigule saame ka neile vajadusel sõna anda, kui me komisjoni liikmed nii leiavad. Palun, kas komisjoni liikmed on päri sellega, et me kutsume? On üks meelselt? Oleme päri. On nõus. Hästi. Siis palume külalised siia juurde ja astuge edasi. Ei, kõigepealt on kutsutud külalised muidugi meil, et liituvad meiega siis kaitsepolitsei peadirektor Margo Pallosson, riigi peaprokurör Astrid Asi ja siis on meil siin veel lisakülalised ma saan aru, härra Heldna, härra Kurm. Nii, ja kuivõrd meil on aeg tõesti piiratud, katsume seda kasutada kokkuhoidlikult ja hästi fokusseeritult. Ja mul on selline ettepanek, et ikkagi ma olen planeerinud nõnda, meil on tund aega, et kõigepealt eelnõu esitajate esindaja, siis härra Reinsalu saab eelnõu tutvustuseks kõigepealt 5 minutit, siis me saame sõnavõttudeks erinevatele osapooltele 5 minutit ja et jääks ruumi ka küsimusteks vastusteks. Sobib selline kord? Härra Reinsalu, kas 5 minutit on piisav teile? Osa minu ettekandest moodustab tegelikult, ma paluksin ka härra Margus Kurmil selle asjaga puutumuses oleva inimesena, aga samuti ka Erik Heldnal ka tegelikult oma käsitlus selles asjas anda, sest ma arvan, et ta annab nagu õige konteksti sellele asjale, nii et minu ettekande osa oleks ka nende tähelepanekud, ma tahaks, et need oleksid samuti ette kantud ja kui komisjon peab selle kohta seisukoha kujundama, siis ma arvan, et seda oleks asjakohane praegu teha. No siis jääb 5 minutist väheks ilmselgelt. 3 peale. Jah. Hästi, teeme niimoodi, et kõigepealt ikkagi alustame härra Reinsaluga, kes eelnõu tutvustab ja siis me saame anda täiendavalt lisa, kui sobib siis 2 ja 2 minutit, et me ikkagi katsume ära mahutada ennast oma tänasesse ette antud aega. Aga palun, härra Reinsalu, saate alustada?
Aga vajadusel võime lisaks võtta aega. Ma arvan, et need teemad ei ole kergekäelised. Et ütleme, et meil on praegu 5 ja 2 minutit, et vajadusel olen siin asendusliige komisjonis, aga me oleme valmis ka põhjalikumalt seda arutada, aga vajaliselt ka kolmandad isikuid kaasates. Nii et, aga hästi, et ma alustan siis eelnõu algatajate poolt. Palun. Riigikogu liikmed erineva poliitilise taustaga nii koalitsioonist kui opositsioonist on esitanud ettepaneku Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamiseks politseijuhtide kriminaalmenetlusele ja sellele eelnenud Kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimiseks. Et see on selle võimaliku moodustatava uurimiskomisjoni töö lähteülesanne. Ja selle algatuse puhul on kõigepealt oluline rõhutada, et võimalik parlamendi järelevalve kuidagi ei saa hõlmata õigusemõistmist. Kohtud on oma otsused langetanud ja see on tegelikult õiguslik raam, milles kontekstis on parlamendi uurimiskomisjoni pädevus tegutseda. Teiseks, see menetlus, mis puudutas siis endist Politsei- ja Piirivalveameti direktorit, endist Kaitsepolitseiameti direktori asetäitjat, endist Keskkriminaalpolitsei direktorit, on tegelikkuses väga suure ühiskonnaga õigususalduse mõjuga olnud. Ühiskond on seda jälginud ja justiitsminister on pidanud vajalikuks vabandada selles küsimuses ja 3 kohtuastet on jõudnud seisukohale, et selles omistatud, nii kahtlustuses kui süüdistatud esitatud selle pinnalt, et tegemist ei ole kuriteoga. Ja need isikud ja eelnõu algatajad erinevates vormides on tutvunud, siis ka nende kuulanud parlamendi siin arutelude käigus erinevates formaatides, ka nende inimeste ja nende esindajate seisukohti ja kõlama on jäänud väiteid selle kohta oleks otse kui see menetlus ja menetlusega piirnevad tegevused oleksid olnud õiguse kohaldamise mõttes selektiivse iseloomuga. Nüüd küsimus, kas see oli või mitte, on tegemikkuses on küsimärgi küsimus, mille puhul on arusaadavalt oma kommentaarid on täna erinevaid õiguskaitseasutuste ja kohtueelse menetluse asutuste juhtide poolt on antud oma tähelepanekud selle kohta, kuidas seda menetlust läbi viidi, millistest motiividest, millistest asjaoludest tingituna. Kuid selle kõrval on tõepoolest need inimesed, kelle autoriteet varasemalt on olnud täpselt samamoodi neid erinevaid õiguskaitseasutusi juhtida. Ja nüüd tegelikkuses kohtud on andnud oma hinnangu sellele kõigis 3 etapis. Ja nüüd on küsimus selles, et erinevad parlamendiliikmed, üle 20 parlamendiliikme, panevad ette moodustada uurimiskomisjon küsimuses, mis peab tegelikkuses andma hinnangu sellele, et kas see menetlus, mis kohaldati, oli õiglane, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, kas õigust kohaldati erapooletult, tehti seda professionaalselt ja juhul, kui vastused viivad mingitele teistsugustele järeldustele, siis komisjoni ülesandeks oleks teha ka ettepanekuid menetlussüsteemis, kuidas neid küsimusi parandada. Nüüd küsimus on sellest, et kas see on Euroopa parlamentaarses järelevalvemenetluses tavatu, selline praktika, eelnõu algatajad uurisid põhjalikult erinevate Euroopa parlamentide kogemust, ei ole tavatu. See, mis puudutab prokuratuuri, ka politseiasutuste erinevaid tegevusi, ta ei ole ei anglosaksi riikides, aga ammugi ka kontinentaal-Euroopa parlamentaarsetes riikides ka eraldi spetsiifilise uurimiskomisjonina moodustatuna sugugi mitte erandlik. Vastupidi, kui me võtame Saksamaa Bundestagi uurimiskomisjonid, mida moodustatakse juhtumipõhiselt, siis parlamentaarses Untersuchungskomisjon, siis seal me võime öelda, et neid teemasid on püstitatud, nad on kerkinud esile erinevates õigusvaldkonna teemades, olgu ta seotud siis mingite muude õigusmenetlustega ja asjadega, kuid praktika on üsnagi ulatuslik ja kindlasti ka juhul, kui parlamendi täiskogu otsustab mõistlikuks selle komisjoni moodustamise, siis on võimalik sellest järeldusi teha. Nüüd,
Komisjoni tööks me oleme ette näinud, et see peaks olema ajaliselt piiritletud. Selle aasta lõpuga oleme ette pannud, aga me oleme avatud tähtaja osas. Teiseks, komisjoni töö meetodid saavad olla informatsiooni kogumine, küsitlus ja loomulikult ka ekspertide kaasamine, kellel on erapooletu professionaalne võime siis anda nende asjade tehioludes hinnanguid. Ja loomulikult on mõistlik ja see peab olema see koht ka parlamendi uurimiskomisjonis, kus kuulata ära asjaosalised, kuulata ära kõlanud väited. Sest vaadake, milles on küsimus. Õigusriik rajaneb usaldusel ja me peame tegema parlamendi ülesanne, on vastutus, on teha ehe pingutus selle nimel, et ka see õigusriigi suhtes usaldus tegelikult taastada. Kui küsimused jäävad ülesse, siis me tegelikult, kui küsimärgid jäävad ülesse, siis see on probleem, sest tavakodanik võib täpselt samamoodi küsida, et kui kõrgemate erialateadmistega õigusriigi keskse õigusasutuste varasemad juhid heidavad ette erapoolikut nii-öelda menetlemist, siis tegelikkuses on küsimus ka tavakodanikul, et mismoodi siis nende puhul on eeldada, et seda ei oleks. Nii et komisjoni formaat lähtub sellest, et me vajame usalduse taastamist õigusriigi vastu, parlamendil lasub vastutus sellega tegeleda ja see komisjon oleks tööriist sellele jõudmiseks. Ja loomulikult on küsimus, loomulikult on küsimus ka sellele, et see eeldab asjatundlikku koostööd nii prokuratuuri poolt, Kaitsepolitseiameti, teiste õigusasutuste poolt, aga antud juhul küsimus ei ole, et nemad ei oleks mitte selle uurimiskomisjoni ülesed, vaid vastupidi, nende menetlustrajektoori antud küsimustes ja kaasustes tegelikult tuvastatakse, uuritakski. Ja ma tänan selle eest ja nüüd ma annaksin sõna oma poolt siis repliigiks ka härra Margus Kurmile ja siis ka Erik Heldnale, et saada aru, mis oli see kontekst, ka millise informatsiooni pealt analüüsides erinevate asjaosaliste seisukohti, ka eelnõu algatajad need seisukohad kujundasid. Härra Kurm, palun. Nii, aitäh. Peaaegu ajaraami mahtumise eest, härra Reinsalu, aga härra Kurm, palun, sõna on teil 2 minutit. Aitäh. Aitäh. Kõigepealt mul on väga hea meel siin täna olla, seda olulist küsimust arutada. Parlamendis on alati suur au olla. Mina olen seisukohal, et seda uurimiskomisjoni on hädasti vaja ja seda põhjusel, et parlament saaks võtta oma seisukoha. Minu veendumus selle kriminaalasjaga seoses on järgmine. Esiteks, ma arvan, et seda kriminaalmenetlust ei oleks tohtinud kunagi algatada, rääkimata sellest, et see kriminaalmenetlus oleks tohtinud jõuda süüdistuseni. Seetõttu ma leian, et see süüdistus on esitatud ebaseaduslikult selles mõttes, et on jäetud järgimata süüdistuse esitamiseks olev regulatsioon kriminaalmenetluse seadustikus. Ja miks ma nii arvan, on see, et kõik need asjaolud, mis lõppastmes tingisid süüdimõistmise, olid teada juba enne kriminaalmenetluse alustamisest. Ma toon lihtsalt ühe näite. Selle menetluse keskne küsimus oli see, kas Erik Heldna ametisse nimetamine ja roteerimine oli seaduslik või mitte. Selles küsimuses võitis Kaitsepolitseiamet seisukoha 2020. aasta sügisel. 3 aastat enne selle kriminaalmenetluse alustamist. On olemas 2 Kaitsepolitseiameti dokumenti, kus on sõnaselgelt öeldud, et see ametisse nimetamine ei pruugi olla õigusvastane, vaid on ebaeetiline. Ehk Kaitsepolitseiamet oli juba ise 2020. aastal jõudnud arusaamisele, et midagi ebaseaduslikku tehtud ei ole. Ma piirdun selle näitega, kui see komisjon algatatakse ja on huvi, siis ma võin oma tähelepanekuid jagada veel. Ja teine asjaolu. Pärast Riigikohtu otsust on Kaitsepolitseiameti poolt ja ka Riigiprokuratuuri poolt korduvalt väljendatud seisukohta, et seda informatsiooni pidi kontrollima. Et selline informatsioon laekus ja seda kontrolliti nagu iga teist. Ma vastan, see ei vasta tõele. See ei vasta tõele.
kui me nii-öelda kriminaalmenetluse alustamine Erik Heldna vastu, oli järjekordne samm nii-öelda selles reas, mis tema vastu astuti. Korduvalt nii-öelda räägiti Elmar Vaheliga ja nõuti Erik Heldma lahtilaskmist. Sellest juhtumist räägiti erinevate siseministritega, kantsleritega, Sotsiaalkindlustusameti juhiga, Siseministeeriumi sisekontrolli juhiga ja nii edasi ja nii edasi. Ühtegi sarnast sammu ei astutud nende ametnike suhtes, kes roteeriti samadel asjaoludel Välisluureametisse. Ei alustatud kriminaalmenetlust ega käidud ka kuskil kaebamas. Ehk nii-öelda, kui me paneme ritta need nii-öelda sammud, mida Kaitsepolitseiamet astus Erik Heldna vastu juba enne seda kriminaalmenetlust, siis seda kogumisvaadatina joonistub sealt välja muster, et tegemist oli sihikindla nii-öelda tagakiusamisega, sihikindla inimese karjääri nii-öelda takistamisega. Need on minu seisukohad. Ja ma arvan, et ülioluline on, et parlament jõuaks nendest küsimustest oma seisukohane. Sest mõelge, kui parlament jõuabki minuga sarnastele seisukohtadele, siis on ikka tegemist väga suure probleemiga. On väga suure probleemiga, kui Kaitsepolitseiamet jõustruktuurina kasutab talle antud võimu selleks, et rünnata ühte inimest. Jah, aitäh. Kas härra Heldna soovib lisada? Just nii, austatud siinviibijad. Aitäh, austatud siinviibijad, kell on 12.16, luban, et lõpetan mitte hiljem kui 12.18. Ma ei ole kahtlemata erapooletu arusaadaval kombel, aga minu hinnangul võiks seda politseijuhtide kaasuse, nõndanimetatud politseijuhtide kaasuse asja just nimelt parlamentaarselt uurida, sest oma veerandsajandi pikkuse uurija jälitaja karjääri jooksul vähemalt mina ei ole näinud sellist otsust, kus on ka kohtupidamises välja toodud, et ehkki Kapo ja Heldna omavahelised suhted ei ole käesolevas kriminaalises menetlusesemeks, ei saa eitada, et Heldna probleemsed suhted Kapoga mõjutasid ametialast teenistuskäiku ja osaliselt kriminaalises uuritud asjaolude olukordade tekkimist. See informatsioon on tegelikult teada prokuratuurile oluliselt varem enne kriminaalmenetluse alustamist, aastal 2021. Sellest on räägitud nii Taavi Perniga kui Vahur Vertega ja tegelikult prokuratuuri soovimatus minna tagasi aastasse 2017 on minu jaoks tegelikult politseiametnikuna, keelge kodanikuna väga-väga kurb. Selliseid kahtlusi tuleb uurida parlamentaarsel tasemel. Ka õiguskantsler on alustanud 20. jaanuar 2026 järelevalvemenetluse Kaitsepolitseiameti tegevuse üle, kuid see keskendub konkreetselt Heldna õiguste rikkumisele Kapo poolt. Ehk siis ta ei võta sellist laiemat pilti. Nüüd täienduseks härra Kurmile, et tõepoolest, kui tõesti oleks pelgalt tegu kriminaalmenetluse legaliteedi põhimõttega, mida üritatakse kõigile väita, siis paraku viiakse dokumendi võltsimine, mida heiti ette Vaheril Alaverele lõpule aprillis 2019 koos 4 PLA ametnikuga. Ja tõepoolest selles valguses ei ole eluliselt usutav jutt ega ka tõsiselt võetav, kuna võimalik kelmus ei mängi dokumentide võltsimise puhul mitte mingit rolli. Miks ei soovitud uurida VLA juhtumeid, miks oodati just nimelt siis, kui teada oli, et ei Sinisalu, ei Toots ei pea selle asjaga rohkem tegelema, on kohe minemas, või siis tõesti oli tegu jutumärkides Heldna jahtimisega, ehk lõhk läks kinni. Kas õigusriigis on sellised asjad lubatud, kuigi prokuratuur on neist teadlik ja ei soovi nendele tähelepanu pöörata, ei ole mina pädev vastama. Millisel õiguslikul alusel aga on käinud jutt selle kohta, et Heldna näol on tegemist ebasoovitav isiku julgeolekuohuga, mida ka kohtumenetluses on ju leidnud kinnitust. Ma arvan, need vastused peaksid väljaspool kriminaalmenetlust tulema just nimelt siit majast. Tänan tähelepanu eest. Aitäh peaaegu ajaraami mahtumise eest. Aitäh teile. Aga nüüd saame siis minna kutsutud külaliste kuulamise juurde. Esimesena on meil üle ekraani, ma saan aru, Tartus on härra Parmas. Kuidas kuuldavus on, kui kontrollime? On meid hästi? Ja teid on ka hästi? Jaa, kuulame härra Parmast. Teil on aega 5 minutit. Palun. Jaa, tänan. Ma nii palju aega ei vaja, et minu jaoks jääb selle komisjoni moodustamise idee arusaamatuks. Selles asjas on nii nagu igas teises kriminaalasjas viidud läbi menetlus, on tehtud igati seaduslikult ja minu arust ei ole ka kohtupidamises käigus toodud ühest kohtuastmes välja seda, et seda kriminaalmenetlus kui selline oleks olnud ebaseaduslik. Kontrollite asjaolust, mida oli vaja kontrollida.
kui prokurör jõudis veendumusele selles, et on alust esitada süüdistus, siis ta seda ka tegi. Ja kui kohus jõudis teistsugusele arusaamisele, siis nii on. Selles ei ole mitte midagi eriskummalist, et aeg-ajalt kui kohus jõuab prokuratuuriga võrreldes erinevale arusaamisele. Õiguskäsitlused tõepoolest on olnud erinevad, aga midagi pole selles mõttes teha, sellega tuleb täna lihtsalt leppida. Tänan. Aitäh. Nüüd järgmisena ma annaksin sõna Kaitsepolitseiameti peadirektorile härra Pallossonile. Palun, härra Pallosson, kuulame teid. Lugupeetud Riigikogu liikmed, kõigepealt jah, sellise komisjoni moodustamise need tõstatatud küsimused demokraatlikus õigusriigis on alati põhjendatud küsida, neid küsimusi lahata, aga ma lihtsalt juhin tähelepanu ka sellele, et tegelikult sellised toimivad järelevalvesüsteemid on juba olemas. Meil on parlamendi julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon, mis tegelikult on ka seda küsimust puudutanud. 12. jaanuar käisin julgeolekuasutuste komisjonis, kus ma andsin samuti sellest kaasusest siis ülevaate ja kui julgeolekuasutuste komisjonil peaks olema veel küsimusi, siis ma olen alati valmis tulema uuesti, vastama täiendavatele küsimustele. Et selles mõttes see üks asjaolude selgitamise liin on juba toiminud ja siis teine järelevalveorgan samamoodi, õiguskantsler, sellesse kaasusesse juba vaatab sisse omakorda, kellel on selleks täiesti mandaat ja pädevus, et hinnata siis meie tegevust nii kohtueelses menetluses kui ka hiljem kohtumenetluse käigus. Et ka see on üks kohti. Siis ma ikkagi tahan rõhutada seda, et kogu kapo pingutus siis 2019-2020, kui need esimesed sellised kahtluse momendid tekkisid, oli suunatud ikkagi siis kriminaalmenetluse ärahoidmisele, ennetamisele. Et umbes ju 2 aasta jooksul selgitati seda nii Erik Heldnale, tollasele PPA juhile, vahetati kirju, oli suulisi kohtumisi, et kaitsepolitseis mitte kellelgi ei olnud tahet seda kriminaalmenetlust alustada. Me kõik saime aru, mida see tähendab, mis see riigile tähendab. Aga lihtsalt siis sellel hetkel, kui Erik Heldne läks oma pensionit vormistama, siis karistusõiguslikus mõttes, nii nagu me tollel sel hetkel siis aru saime, võis olla tegemist õigusrikkumisega ja siis juba koostöös prokuratuuriga me seda siis hindasime ja see menetluse alustamise poolt saab prokuratuur ise siis täpsustada. Ja samuti ma tahan lihtsalt mainida seda, et mida ka tegelikult siin endine peaprokurör ütles, et Harju maakohus siis oma esimese astme otsuses pühendas eraldi päris pika punkti sellele, kus ta andis hinnangu siis kapo tegevusele selle kriminaalmenetluse teostamisel. Ja kohus ütles väga selgelt välja, et selle kaasuse uurimine, kohtu ette viimine oli igati põhjendatud. Et sellega lõpetan, aitäh. Aitäh. Meil on siin ka tänane riigipeaprokurör proua Astrid Asi. Annan sõna ka teile, et saate kommenteerida kogu seda protsessi. Aitäh. Ja ma väga tänan selle kutse eest põhiseaduskomisjoni. Et ma kommenteeriks selle eelnõu punkti 2.1 ja punkt 2.2, mis on siis kõige rohkem võib-olla seotud prokuratuuri poolega selle eelnõu kontekstis. Ja ma olen nõus sellega, mida juba eelkõnelejad on öelnud, et meil on täna olemas toimivad järelevalvemehhanismid, mille raames on võimalik seda kõike teha ja on ka juba tegemisel. Nüüd kõigepealt see punkt 2.1, mis puudutab seda, et selgitada välja, kas süüdistuse esitamine ja selle kaitsmine kohtus oli kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, siis ma pean märkima siin seda, et antud juhul on kohus hinnanud, kas kriminaalmenetluse alustamine oli seaduslik ja kas selle kriminaalasja kohtusse saatmine oli seaduslik. Ja selles osas on kohus teinud otsuse ja see otsus on tänaseks jõustunud. Ma tsiteerin seda otsust, ma nüüd kogu lõiku ette võib-olla ei loe, aga olulisemad punktid. Kohus märgib,
et kuriteoavalduse esitamine ning selle alusel kõnesoleva kriminaalmenetluse alustamine ei olnud meelevaldne ja selgelt põhjendamatu. Seejuures ei saa kuidagi väita, et prokuratuuri poolt süüdistuse esitamine ei ole olnud õiguspärane või see oleks esitatud pahatahtlikult või alusetult. Kuigi Tallinna Ringkonnakohtu 15. märtsi 2023 määrus, millega lahendati Eerik Keldna määruskaebust vara arestimise osas, ei puudutanud otseselt Elmar Vaheri õigusi, oli vaidlus kese suuresti põhjendatud kuriteokahtluse, mis oli seotud ka Elmar Vaheriga olemasolul. Tallinna Ringkonnakohtu seisukoht ei andnud prokuratuuril alust arvata, et püstitatud kahtlustus on alusetu või ei ole õiguspärane. Kuriteokahtluse piisavat põhjendatust kinnitas ka süüdistatava kohtu alla andmine 20. märtsi 2024 määrusega prokuratuuri süüdistusakti alusel. Ja see otsus on tänaseks jõustunud. Ehk et ma ei näe mingisugust vajadust ega ka seaduslikku alust hakata seda kohtuotsust üle hindama. Nüüd teine küsimus, kas oli õiglane, et seda otsust ka vaidlustati? See on nüüd väga subjektiivse hinnangu küsimus. Kindlasti on erinevatel inimestel erinevaid arvamusi ja selles osas on prokuratuuris endas ka praegu käimas sisemine analüüs selles osas, kas kogu selle menetluse vältel prokuratuur oli oma ülesannete kõrgusel. Et ma ei näe mingit põhjust, et seda oleks vaja veel kuidagi väljaspoolt organisatsiooni hinnata. Nüüd see teine punkt 2.2, mis puudutab prokuratuuri kvaliteedikontrolli, siin on 2 poolt. Ühed on organisatsiooni sisesed küsimused, teised on seadusandlikud küsimused. Mis puudutab organisatsiooni siseseid küsimusi, ma olen seda nii põhiseaduskomisjonis juba varasemalt kui ka õiguskomisjonis selgitanud, et prokuratuuri lähiaastate strateegiaplaanis on väga selgelt sees oma kvaliteediga tegelemise eesmärgid. Me oleme need kokku leppinud juhtkonnas, kuidas me seda teeme, mis on kellegi juhi ülesanne, et me tegeleks eeskätt ise oma kvaliteedi küsimuste tõstmisega ja teine pool, me oleme teinud ka seadusandjale ettepanekuid, et muuta prokuratuuri seadus sel viisil, et prokuratuuril oleks endal tõhusamad hoovad, et me saaks oma kvaliteedikontrolliga ise tegeleda. Muuhulgas pikemad katseajad prokuröride atesteerimine ja kui siis ei vasta nõuetele, siis ka prokuröride ametist vabastamine. Ja muuhulgas on ette nähtud praeguses eelnõus ka kriminaalasjade ümberjagamine lihtsamal viisil, kui see täna seaduses võimalik on ja suur tõenäosusega saab sinna seadusse sisse ka regulatsioon, mis puudutab kassatsiooni esitamist, et kellel siis prokuratuuris on õigus otsustada, kas kassatsiooni esitada või mitte. Ja minule teadaolevalt peaks see eelnõu lähipäevadel või nädalatel ka Justiits- ja Digiministeeriumist välja liikuma ja ma arvan, et see on täiesti piisav, et tegeleda nende küsimustega, mis on ka selle menetluse raames, aga ka üldiselt tõusetunud, et tagada prokuratuuri parem kvaliteet. Aitäh! Suur tänu, proua Asi, ja suur tänu ka ilusti ajaraamis püsimise eest. Ja nüüd lähme küsimuste juurde. Kõigepealt kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh! Et mul on küsimus suunatud eelnõu algatajate esindajatele, aga võib-olla, et ma usun, et komisjoni esimees lubab, et ka tema kutsutud külalised võib-olla saaksid ka anda omapoolse kommentaari, et juhul, kui parlamendi enamus otsustab, et moodustada see uurimiskomisjon, võib-olla kuidas te näete, et see töö võiks välja näha, ehk siis kust võiks siis nii-öelda alustada, eks ole, võib-olla selle uurimisega, mida täpsemalt peaks uurima, et Keskerakonna fraktsioon on kohtunud ka härra Helmega, et sealt poolt olid juba mõningad mõtted, aga võib-olla ka siin selle avaliku istungi raames võib ka sellise omapoolsed võib-olla sellised mõtteid jagada. Ja üks teine küsimus ka kohe otsa, et siin mitu korda kõlas, et meil on juba piisavad järelevalvemehhanismid, et võib-olla ka selles osas teie arusaam hinnang, et võib-olla ka nii eelnõu algatajate esindaja, aga ka siis võib-olla kutsutud külalist saaksid ka omapoolse hinnangu siinkohal anda. Aitäh! Aitäh! Praegu on olukord selline, et seda küsimust, aga viitega sellele, et konkreetsena ei käsitleta, vaid üldistatakse, käsitles õiguskomisjon ja käsitles ka siis julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon. Nimetatud isikuid, kes tegelikult siis olid need nii-öelda, kes on väiteid esitanud, endised kõrged õiguskaitseametnikud, nendesse komisjonidesse tegelikult ei kutsutud. Ja praegu nende võimalus ka nii-öelda õiguslikkus või ütleme siis parlamendi puhul on tulnud oma seisukohti väljendada, on praegu siin,
kumbki isik, antud juhul siis õiguslik esindaja ja ka siis menetluses olnuna härra Heldna on olnud 120 sekundit, kus me oleme kuulanud neid väiteid, mis on ümber lükkav. 120 sekundit. Nüüd teine küsimus, mis mul on, ma arvan, et küsija puudutas väga olulist asja, et mis on tegelikkuses, et mida parlament ja Eesti ühiskond kaotab selle komisjoni moodustamist, kas on mingi risk? Ei, mingit riski ei ole. Ükski institutsioon ei seadnud ka kahtluse alla parlamendi pädevust selline komisjon moodustada ja just nimelt, et komisjoni fookuses oleks seesama küsimus, et ühiskonnas õigususaldus taastada. Ja meil on küsimus, on selge see, et ka kohtumenetlustes ja kohtumenetlused tuvastavad seda, et kas on antud juhul süüdistus on alusega, kas kuritegu on toime pandud, kas isik on karistatav või mitte. Ega nende kohtuülesanne ei olegi tegelikult õiguskaitseasutuste sisemist töömenetlust uurida ja analüüsida eraldi fookusena. Ja mul on hea meel, et proua peaprokurör ise ka möönas, et analüüs on prokuratuuris käivitatud, et kas tegutseti asjakohaselt. Ma ei taha sõnu suuba anna, aga mõttekäik oli see, eks ole. Et ka prokuratuur järelikult, kui seda analüüsi pidas vajalikuks teha, leidis, et see on vähemasti analüüsi vääriv küsimus ja samuti ka muudatused kvaliteedikontrolli valdkonnas on vajalikud. Et kui juba, ja nüüd on antud juhul, meil ongi küsimus, et aga milline institutsioon meie riigis, meie vabariigis on tegelikult siis antud juhul saab väliselt vaadelda seda. Et üks asi on organisatsioonid sisemiselt vaatlevad seda. Ja väliselt ma arvan, et need nii-öelda rutiinselt tegutsevad muude küsimustega institutsioonid nagu need minu viidatud komisjonid või siin ka varem viidatud komisjonid, nemad tegelevad rutiinsete küsimustega, nende põhiülesanne ei ole sellele teemale vastus anda. Nüüd teine küsimus, mis puudutas proua Kovalenko küsimus oli selles, et kuidas see komisjon peaks oma töö üles ehitama. Ma arvan, nagu ma soovitasin, ma arvan, et on mõistlik tutvuda Saksa parlamentaarse praktikaga ja ma arvan, et ta algabki tegelikult siis ütluste kogumisest, väidete kogumisest, nendega asjaga erinevates rollides puutumuses olnud isikutelt ja ma arvan, et seal ongi oluline jõuda väidete osas siis objektiivselt selgusele, kas need väited on põhjendatud või need väited ei ole põhjendatud, need on ümberlükatavad. Nii-öelda siis rakendades objektiivset kaalumist ja ma arvan, et kindlasti on välist ekspertiisi mõistlik kaaluda, et selle komisjoni töö resultaat, kui ta päädib sellega, et tegelikult õigusasutused käitusid objektiivselt, õiglaselt õigust kohaldades, siis see on tegelikult, ma arvan, õigususaldust taastav. See on positiivne tulemus. Ja kui ta jõuab järeldusele, et midagi on vajalik muuta, mingid asju on vajalik, jõuab mingitele järeldustele, nagu ka Saksamaa parlamentaarne protseduurides on jõutud, mis puudutas näiteks sama menetlusi erinevalt, mis puudutas seal terrorikuriteod ja nõnda, kuidas menetleti, siis ma arvan, et ka see on väärtus, kust siit õigusriigi arengus edasi minna. Aga asi ei saa jääda õhku, et selles loogikas, et me ütleme, et me leiame, et selle teemaga ei ole mõtet tegeleda, sellepärast, et õigusasutused, kelle tegevust ka hinnates, ei pea seda vajalikuks, sisulises mõttes. Ma arvan, et me libiseme ühiskonnana nendest küsimustest lihtsalt mööda. Nüüd ma saan aru, et oli härra proua Kovalenko oli ka küsimus siis kutsututele. No ma võin vastata, et kuidas see komisjon võiks töötada, et ma võin kohe demonstreerida. Et härra Pallasson rääkis sellest, et kõik need sammud, mis Erik Heldnaga seoses astuti, olid suunatud sellele, et kuritegu ära hoida. See on tema väide. Ma küsin lihtsalt, ja niimoodi võiks see komisjoni töö välja näha tulevikus. Raivo Küüt nimetati 28. veebruar 2013 vabastati ametist järgmine päev, nimetati ta politseiametisse uuesti, samal päeval roteeriti siseministeeriumisse, politseiametisse PPA-sse ei naasnud ta enam kunagi, saab pensioni. Ene Lehiste. 2020. 1. jaanuar võeti täiskohaga kaposse tööle. Samal päeval suunati Välisluure ametisse, kus ta töötaks ka siis, kui kriminaalmenetlus veel käis. Saab pensioni. Täpselt üks-ühele samasugused juhtumid. Miks te nende inimeste puhul ei tegelenud ennetusega? Samamoodi need 4 VLA ametnikku, kes täpselt samal ajal, täpselt samadel asjaoludel, kui Erik Heldna nimetati ametisse. Palun selgitage komisjonile, miks te nende inimeste kuritegusid ei ennetanud?
Ma saan aru, see oli näide praegu, kuidas see komisjon võiks töötada. Härra Palloson, te ei pea vastama praegu. Komisjon ei ole kogunenud, komisjon ei ole asutamist ei ole otsustatud. Selles mõttes, et uurimine käibki ka läbi vastanduse. Et kui tuleb peadirektor mingisuguste väidetega, siis saab seda ristküsitleda ja vaadata, kas need väited peavad paika. Saab panna dokumendid kõrvale ja vaadata, kas need väited peavad paika. Saime teist aru, ma väga vabandan, et ma katkestama praegu lihtsalt on see, et siin on küsijate järjekord on, kes tahavad oma küsimusi esitada, nii et ärme sellest järjekorrast välja ja kõrvale hüppe, muidu meil läheb see asi natukene. Härra Heldna võiks ka vastata omalt poolt. Härra Heldna. Suur tänu, aga proua Kolenko-Kõlvart, kas te täpsustaksite, mis küsimus mulle täpsemalt on? Ja, et oligi üks, tegelikult oli 2 küsimust, eks ole, üks oli vaadata võib-olla ka teie nägemus, et kuna te olete ikkagi inimene, kes oli selles olukorras, et kust kohast või kust otsast võiks komisjon alustada neid uurimusi, aga teine asi on ka see, et see väide, et eks ole, praegu on juba piisav järelevalve olemas, ka parlamentaarne järelevalve on olemas, et kas võib-olla teie hinnang sellele, et kas see järelevalve on täna piisav või on ikkagi midagi vajaka selles osas? Aitäh. Teie esimesele küsimusele vastus, kuna me ei ole turvaalal, siis ilmselt kõiki detaile, kust võiks alustada, ma siin avada ei saa, aga ilmselgelt me peame minema vähemalt aastasse 2017, mis muide kriminaalmenetluse materjalis on ka minu omakäeliselt kirjutatud taust, mida uurija ei soovinud materjali lisada, ja hakata pihta, et miks need sündmused sellisena kujunesid, siis suhted teatud hilisemate kapo kõrgemate ametnikega. Ehk siis mis on selle loo taust on esimene, et aru saada, miks see lugu juhtus, mitte mis juhtus, sest kuritegu ei olnud. Ja vastuseks heale kolleegile kapo peadirektorile, et tõkestada, ennetada saab tegu, mis on kuritegu. Kui kuritegu ei ole, see on üks neid väheseid juhtumeid, kus mitte ei olnud küsimus tõendites, vaid tegu polnud. Seda ei saa ennetada ja tõkestada. Seda ei ole võimalik. Ma olen kapos juhtinud vastavat valdkonda 8 aastat. Ja siin ma pean endale tuhkamud ja pähe raputama. Et reaalselt seda järelevalvet ei eksisteeri. Ma ütlen päris ausalt. Sest ka ise olen teinud täpselt seda sama asja, et sa tuled vastad ära nendele rutiinsetele küsimustele, mitte keegi ei tule sulle sinna kapo majja, ütleb, palun, ma nüüd tahan avada selle toimiku, ma nüüd tahan vaadata teie andmekogust, kas see, mis sa räägid, on õige. See on formaalne kontroll. Kogu minu praktika jooksul, 8 aasta jooksul, ma ei saa küll öelda, mis konkreetne toimik see oli, aga see oli Aadu Must ja müts maha, ta tuli kohale, ütles, et Heldna, ma nüüd tahan seda päriselt lugeda. Ja ta luges seda. Ja ta küsis väga asjalikke küsimusi. Ma vaatasin, vau, see on parlamentaarne järelevalve. Nüüd vastuseks teie küsimusele, formaalselt on kõik olemas. On halduskohus, mis annab lube, on prokuratuur, mis teeb järelevalvet, kui see asi peaks minema menetlusse. On loomulikult üks komisjon, teine, 3., 4. See ei anna tervikpilti. Ja võib-olla see kaasus, võib-olla on hea, et ta juhtus. Võib-olla nüüd on aeg küsida, kuulge, mis on pildil valesti. Ja ma väga paljusi asju olen enda jaoks analüüsin. Mul on väga paljude asjade eest häbi selles mõttes, et mina olen mitmete selliste jõuliste seadusloomega, julgeolekuasutuste seadusse tuli kapole korruptsiooniga seoses asju juurde. Mida ma ei mõelnud? Mu parim kadunud sõber, üks õigusteadlane, ütles väga selgelt, Erik, kas sa oled kunagi mõelnud ühele asjale? Aga mis see päriselt järelevalve on? Ma ütlesin, see on süvariigi jutt, ära aja seda. Aga ühel hetkel võib juhtuda nii, et sul ei ole need inimesed, kelle jaoks on väärtused samad. Aitäh. Aitäh, härra Heldna. Aga nüüd on küsimuste järjekord ja ma olen ennast vahepeal ise kirja pannud, siis on härra Reinsalu, siis on härra Valge ja siis on härra Frosch. Et kõigepealt sissejuhatuseks nii, et ma tänan härra Reinsalu tegelikult, ma arvan, selle teema tõstatus on vajalik ja see, et ikkagi komisjon oli väga, ma näen, nõus ja rahul sellega, et me teeme seda avalikult, kindlasti tuleb täpselt samamoodi nii demokraatia tervisele kui antud, ütleme siis küsimusele laiemalt, eks ole, sellest arusaamisele kasuks. Aga nüüd minu küsimus on tegelikult nii härra Pallossonile kui proua Asile, et konkreetselt nüüd, mis te näete, mis järeldusi teie ametkonnad on antud kaasusest teinud ja mida te saate sellest jõustunud kohtuotsusest või selle valguses kaasa võtta edaspidises osas, et kas te võib-olla suudaksite lühidalt kokku võtta, et mis on need peamised järeldused? Aitäh. Jaa, me oleme ameti sees arutanud seda päris palju, et mida me siis oleks saanud teha veel paremini või teistmoodi või mida me tulevikus saame. Et kindlasti on mingisuguseid momente jällegi selles samas ennetuse pooles,
et võib-olla mingisuguseid vaheetappe veel rohkem, et sellistel juhtudel. Ja teine pool on kindlasti, et eks iga siis kriminaalmenetlus ja see kohtulahend ka ju kujundab seda edasist praktikat, kuidas teisi sarnaseid juhtumeid menetletakse. Nii-öelda see uus õigusselgus. Aga ma võtaks veel hetke ja ma vastaks võib-olla ühele küsimusele, mis on ka siin visati lauda ja mis on tegelikult ka selle komisjoni loomise üks ülesandeid siis nagu välja selgitada. On siin olnud küsimus selles, et miks siis Eerik Heldna suhtes ainult uurimist teostati, et see põhjus on väga lihtne. Jah, seal oli veel siis, mis on ka meediast läbi käinud, Välisluureameti töötajaid, kes olid samuti siis vormistatud rotatsioonid. Sellel väga lihtsal põhimõttel, et need ülejäänud isikud ei olnud läinud Sotsiaalkindlustusametist küsima pensionit. Ja sellega siis jällegi tollases arusaamas ei olnud moodustunud see õigusrikkumise koosseis. Ja see oli ka see põhjus, miks meil ei olnud alust teiste suhtes menetlust alustada. Ja siis korra kommenteeriksin ikkagi veel, et ma absoluutselt ei saa nõustuda selliste väidetega, et õiguskantsler või teised järelevalveorganid ei teosta sisulist järelevalvet, et teostavad ikka küll, et õiguskantsler käib siis üle aasta, on tal selline plaanipärane kontroll, kus ta käib meie majas ja võtab ette toimikud ja väga põhjalikult, üksikasjalikult tutvub erinevate siis põhiõiguste riive asjaoludega, on need siis pealtkuulamistaotlused, hindab ja kontrollib neid. Ja täpselt samamoodi õiguskantsler väga põhjalikult tutvub kõigi selle antud kaasuse materjalidega ja me oleme talle tutvustanud selle kaasuse materjale, et see ei vasta tõele, et see järelevalve on niivõrd pinnapealne. Aitäh! Nüüd, nagu ma ütlesin, et prokuratuur teeb ise analüüsi selle kohta, mida oleks saanud selles konkreetses kriminaalasjas teha paremini või teisiti. Ma pean siin täpsustama, et tegemist ei ole nüüd tingituna sellest konkreetsest kriminaalmenetlusest, vaid prokuratuur on täna otsustanud, et kõikidel juhtidel on kohustus rutiinselt analüüsida kõiki õigeks mõistvaid kohtuotsuseid ja teha selle pealt siis järeldused organisatsiooni vaatest lähtuvalt. Ja nii ka selles asjas. See analüüs on hetkel pooleli. Tähtaeg on algusest peale sellele pandud märtsi lõpp, kuna tegemist on esiteks mahuka toimikuga, teiseks see on väga piiratud isikute ring, kes saab seda analüüsi teha, arvestades seda, et tegemist oli Riigiprokuratuuri menetlusega, siis, ja nendel inimestel, kes seda teha saavad, on ka muud kohustused, siis selle tähtaeg on hetkeseisuga märtsi lõpp. Aga suuremas plaanis, nagu ma juba ka enne ütlesin, me oleme teinud veel kord Justiits- ja Digiministrile ettepanekud seaduse muudatusteks, mis annaks prokuratuurile paremad hoovad, et me saaks ise oma kvaliteedikontrolliga paremini tegeleda. Ja see on mingis mõttes olnud nüüd indikaator, et me oleme siis lootusrikkad, et see eelnõu ka nüüd kuskile jõuab. Aitäh! Tähendab, ma tahan öelda seda, et selle komisjoni moodustamise initsiatiiv ei tähenda kuidagi seda, et seab kahtluse alla olemasolevate järelevalvemehhanismide olemust. Et vastupidi, et kui me võtame Saksamaa parlamentaarse järelevalve, Saksamaa õigusriigi korralduse puhul, kindlasti keegi ei arva, et Saksamaal oleks need asjad viltu või mitte toimivad selles loogikas, kui seadusandja nii liidumaade tasemel moodustatakse neid komisjoni parlamendis, kui ka Bundestagi tasemel moodustatakse komisjon, et seal on kuidagi see jäetakse kahtluse alla. Teiseks, ma arvan, et meil on kindlasti, ei ole küsimus selles, et komisjoni moodustamine püstitab mingi eelduse väitena, et kas keegi on siis antud juhul midagi valesti teinud või mitte. Ei, vastupidi. See on väline nii-öelda õigusliku või ka õigususalduse taastamise meede, mis parlamentaarses riigis parlamendi käsutuses on uurimiskomisjonil. Ja mul on küsimus oleks komisjoni esimehele. Et meil tegelikult ei ole praegu justiitsministrit siin, aga ma arvan, et see on väga oluline
oleks tegelikult praegu selles olukorras, minule on jäänud veidikene segaseks, et mille eest õigupoolest siis justiitsminister vabandas selles juhtumis. Kas komisjoni esimees, kas sina suudad seda enda hinnangul öelda, mille eest ta vabandas? Et mis oli siis vabandamist vääriv selle menetluse puhul? Ma tänan selle küsimuse eest, et mul on keeruline teiseks inimeseks kehastuda. Liiati veel ennast ministri mütsi pähe panna, kui mul ei ole vastavat kogemustki. Kuid mina olen lugenud õiguskomisjoni protokolli väga tähelepanelikult, mis käsitles seda sama teemat, mis toimus 20. jaanuaril käesoleval aastal ja kus proua minister oli kohal. Ja mina saan aru kogu sellest loost nõnda, et justiits- ja digiminister ei vabandanud mitte enda nimel, vaid tegelikult Eesti riigi nimel ja härra Eldna ees just selle eest, et neile sai selline protseduur osaks ebameeldiv, eks ole, et ja nad pidid seda üle elama. See on see, kuidas mina sellest aru sain. Aga ma ikkagi oleksin oodanud, et ta võib-olla asjaosalised endile mõne küsimuse siin esitate. Et mul on vastu küsimus. Ja, et siin just äsja kuulsime ka härra Eldna suust, et ei saa kõikidest asjadest siin laua taga rääkida, kord me viibid turvaruumis, mis tähendab seda, et antud kaasuse puhul, ma siis saan nii aru, on küsimusi, mis eeldavad teatavat turvatingimusi. Saan õigesti aru. Nii, nüüd kuidas härra Reinsalu, te näete, et see loodav komisjon, kui ta luuakse, saaks neid küsimusi käsitleda, sest ma saan aru, et ikkagi te ju taotlete avalikult toimivat komisjoni, avalikkusele, tegevus oleks avalikkusele nähtav, arusaadav. Kuidas ta saab neid küsimusi käsitleda erinevalt näiteks siis julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonist. Ja ma veel kord rõhutan, et minu hinnangul te tõstatate õigeid küsimusi oma eelnõuga. Selles mõttes minu usun, et siin meil laua taga vaidluskohta ei ole. Aga võt just nimelt selle asja nii-öelda just riigisaladusi ja muid, eks ole, seadusega kaitstud dokumente või asjaolusid käsitleda, kuidas seda teha avalikus vormis ja kuidas saavutada tulemus, mis meid kõiki ka võiks või peaks rahuldama. Ei, uurimiskomisjoni ettepanek iseenesest ei sisalda, nagu meil praegu koosolek on avalik, eks ole, või teatud järelevalvekomisjonid on parlamendis, ei sisalda seda immanentse eeldusena, et see töö oleks avalik. Ja ma jätaksingi selle tegelikult, kui komisjon on moodustatud, ka komisjoni otsustada, kas on mingisugune avalik kuulamine vajalik või lõviosa istungeid võivad olla ka vägagi tehnilise iseloomuga ja on siis töökorras ja kinnised. Aga see, mis puudutab, et kas komisjonil oleks õigus ka töödelda siis nii-öelda mingisugust kriminaalmenetluse või riigisaladusega seotud teavet, jah, see on loomulikult eeldus. Ja ametikoha järgi parlamendiliikmetel see on. Ja ma võin öelda, et ka vähemasti rida selle komisjoni otsuse eelnõu algatajad on ka turvaruumis tutvunud teatud informatsiooniga, mis meil on esitatud. Informatsiooniks ka tehiolude kohta, mille puhul, mul ei ole võimalik seda siin rääkida, aga mille puhul ka meil puudub pädevus hinnata nende väidete tõele vastavuse või mittevastavuse kohta. Siin on küsimusi, mille puhul ma tahan rõhutada, me kaalusime seda tõsiselt. Et küsimusi, mis peavad saama niisuguse nagu välise hinnangu. Meil ei ole mõtet, ma arvan, et me teeksime valesti, kui me libiseme nendest asjadest lihtsalt üle. Aitäh. Järgmine küsimus, Jaak Valge. Jaa, suur tänu. Ma alustan siis väikse taustaga, et eelmise aasta lõpul toimunud siis küsitluse kohaselt ei kiida lõviosa kodanike heaks prokuratuuri ja kapo tegevus siis Erik Heldna, Ilmar Vaheri ja Aivar Alavere õigusmõistmise kriminaalasjas. Ja paraku on ka paljudes muudes küsimustes siis Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri tegevus olnud problemaatiline ja loogiline järeldus on see, et järelevalvemehhanismid ikkagi ei tööta või vähemalt ei usu kodanikud, et nad töötaks. Ja
ütleme, et loogiline järeldus, et uurimiskomisjon kas või ühiskonna usalduse taastamise aspektist on väga vajalik, või siis teisisõnu, et kui uurimiskomisjoni ei moodustada, et see süvendab ju usaldamatust veelgi ja seda meil kuidagi vaja pole. Aga mul on nüüd see pisut strateegilisem küsimus ja ma pean jälle enne tausta rääkima. Nimelt tsiteerin õiguskantslerit, kes siis detsembris vastas Eero Merilindi järgmisele küsimusele. Palun selgitage, kes teostab prokuratuuri tegevuse üle järelevalvet. Õiguskantsler Ülle Madise vastab, minu arvates piisavas ulatuses mitte keegi. Kuulasime ka härra Eerik Heldna väidet, et reaalne järelevalve tegelikult ei toimi. Ja nüüd on minu küsimus nii eelnõu esitajale kui ka siis riigi peaprokurör proua Astrid Asile ja Kaitsepolitseiameti peadirektorile Margo Pallossonile. Kas teie arvates vajaksid meie õigusaktid täiendamist, et tsiviilkontroll Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri ehk teie asutuste üle saaks toimida piisavas ulatuses või te olete siis õiguskantsleriga erineval seisukohal? Et küsimus oli siis eelnõu esitajale ja siis härra Pallossonile ja proua Asile. Aitäh! Aitäh, palun siis esimeses järjekorras härra Reinsalu, palun. Ma ei välistaks seda. Ma ütlen nõnda, et ma olen ise ka olnud justiitsministri ametis, eks ole, aastaid ja nõnda kindlasti on menetluse läbiviimise prokuratuuri sõltumatus on väga oluline erikaal, aga ta on spetsiifiline, ütleme, institutsioon, eks ole, prokuratuur loomulikult. Aga selgelt tuleb möönda, et ma saan aru, et siin on juba mingeid õigusinitsiatiive on ka valitsuse poolt ette valmistatud, eks ole, ma ei tea, kas see puudutab prokuratuuri järelevalvet või puudutavad siis tegelikult prokuratuuri sisekorraldusküsimusi. Aga ma arvan, et nendele küsimustele, ja ma ei taha kuidagi omistada nüüd antud juhul, nagu õiguskantsleri see tsitaat oli, kui kontekstuaalne ta oli praeguseks ole selles arutelus, et piisavalt ei ole järelevalvet, et mida ta selle all mõtles, see võib-olla oli laiem mingisugune küsimusele vastus. Aga ma arvan, et see arutelu, mis meil on siin küsimuse üle, et on justiitsministri vabandus, nagu härra komisjoni esimees interpreteeris seda selles loogikas, et kuidagi osaks saanud kohtlemise üle, aga siis tulebki küsida, et mis see osaks saanud kohtlemine oli siis? Kui see oli õiguspärane, õiglane, erapooletu, siis tegelikult milles seisneb vabandus, eks ole, selles loogikas, eks ole, ma ei taha siin kuidagi jälle omistada seda. Et meil on rida küsimusi ja millele tulebki vastata nõnda, et on olemas niisugune parlamentaarne järelevalve formaat, kus meil püütakse võimalikult palju professionaalne, ka sõltumatut ekspertiisi kaasates saada tehioludest pilt ette ja selle pinnalt teha järeldus. Ja ma ei välista seda, nagu me oleme ka öelnud siin üldistatud võimalike õiguslike järelduste kohta, et see pakub välja üldistatud järeldusi lisaks selle kaasuse pinnalt tõukuvatele siis hinnangutele erapooletu õiguse kohaldamise kohta. Aitäh. Härra Pallosson, palun. Kokku teostab hetkel siis Kaitsepolitsei üle järelevalvet 9 institutsiooni kokku. 9 erinevat institutsiooni teostavad juba järelevalvet. Kas see järelevalve on piisav, kas õiguslikud mehhanismid on piisavad? Siin võib olla anda erinevaid hinnanguid. Minu arvates nad on piisavad, et ka näiteks parlamendi siis kapo komisjonil on õigus küsida väga palju väga sügavaid küsimusi. On seaduses ka eraldi sellised punktid, siis mille kohta see komisjon esimeses faasis ei saa küsida. Näiteks kaitsepolitsei allikad või siis kaitsepolitsei mingisugused töömeetodid. Aga siiski, kui see komisjon peab mingil põhjusel ka neid väga oluliseks ikkagi teada, siis on seal veel täiendav mehhanism siis läbi siseministri, peaministri, kes siis kinnitavad, et kapo peab sellise info välja andma. Et ma ise näen, et parlamendikomisjonil on kõik võimalused ja ma näen ka, et õiguskantsleril on väga laiad võimalused sisse vaadata kaasustesse, eriti need kaasused, mis on lõppenud kaasused, sisuliselt me paneme talle toimikud laua peale ja õiguskantsleri kantselei siis eksperdid närivad need läbi, hindavad ühtepidi, teistpidi ja saavad sellest teha siis järeldusi, et kas kapo on toimetanud korrektselt õigusriigi põhimõtete järgi või mitte. Aitäh. Proua Asi, palun. Mis prokuratuuri puudutab, siis suur osa prokuratuuri sisu tegevuse otsustusi alluvad kohtulikule kontrollile. On need siis kohtueelses menetluses või kohtumenetluses ja ma ei näe, et seda kuidagi võiks või peaks muutma.
Nüüd, mida seal saab tõhustada kindlasti on meie enda sisemine kvaliteedikontroll, et enne kui teatud asjades neid otsustusi teha, võiks meil majas olla rohkem rakendatud näiteks 4 silma printsiipi või muid meetmeid. See on kindlasti, mida me saame sisemiselt teha ja seda on alustatud ja me sellega kindlasti läheme ka edasi, et seda veelgi tõhustada. Ma ei näe võimalust, et selles osas, mis puudutab sisulisi otsustusi mõne kriminaalmenetluse alustamisel või mingit teatud toimingute tegemisel, võiks lisada veel juurde mõne 3. institutsiooni või välise kontrolli, kes saaks neid asju kontrollida, selle üle järelevalvet teha. Mis puudutab teenistuslikku poolt, siis selle üle teostab järelevalvet Justiits- ja Digiministeerium ja seda ta ka sisuliselt teostab, olles siin mõnda aega tagasi oli väga põhjalik järelevalve ja selle aktiga on võimalik kõigil tutvuda. Mis puudutab prokuratuuri juhtimisküsimusi ja sealt on tehtud ka erinevaid ettepanekuid, mis ma loodan ikkagi saavad üksed siis ka seaduse tasandil lahendatud. Ja veel kord, need samad ettepanekud, millest ma juba rääkisin, mida me oleme teinud selleks, et meil oleks võimalik ise oma järelevalvet tõhusamalt teha, lisaks sellele, mida me täna juba saame teha. Aga prokuratuuril sisemiselt on täna ikkagi ka järelevalveosakond, mis teostab prokuröride tegevuse üle järelevalvet ja see on päris laialdane. Aitäh! Suur tänu! Nüüd kolleeg Anastasia Kovalenko-Kõlvart palus protseduurilist küsimuse. See oli pigem kommentaar, et komisjoni esimehel oli küsimus Urmas Reinsalule, et kuidas siis nii-öelda avalikkus saab teada, kui komisjoni istungid peaksid olema kas kinnised või turvaruumis, et võib-olla sellise uurimiskomisjoni eripära ongi see, et mida ka Riigikogu kodu- ja töökord sätestab, et uurimiskomisjoni töö põhiline dokument on see lõpparuanne, mis koostatakse ja mis hääletatakse siis koosseisu häälteenamuse teel, ehk siis isegi kui need komisjoni istungid on kas turvaruumis või on siis põhiliselt kinnised, et siis on oluline see, et kuidas siis lõpuks teavitatakse avalikkust, on just see sama aruanne. Ehk siis see sama nii-öelda töö tulemus, mis ma saan aru, et eelnõu algatajad on soovinud sellega siis välja tulla 31. detsember, kui selline uurimiskomisjon peaks olema moodustatud. Et lihtsalt siis selline protseduuriline märkus. Suur tänu. Kolleeg Ants Frosch, palun. Ja, aitäh. Kuna see meie istung on tekitanud mitmeid tähelepanekuid, siis võib-olla alustaks sellest, et minul on jäänud mulje, et Kaitsepolitseiameti peadirektor ei ole aru saanud, kui tõsine tegelikult olukord on. Nii selle järelevalve küsimusega kui ka konkreetse kaasusega. Minul on jäänud mulje, et Erik Heldna puhul toimus täiesti selgelt korporatiivne Erik Heldna dehumaniseerimine. Ja seda viisid läbi siiski konkreetsed inimesed. Organisatsioonid, jah, prokuratuur, kaitsepolitsei, aga selle taga on alati konkreetsed inimesed. Ja mis põhjustel selline asi juhtus, on täna selline selgusetu ja kuidas see üldse võimalikuks sai. Me oleme olukorras, kus protsess ise oli karistus. See on väga kafkalik olukord. Ja härra Heldna karjäär ju tegelikult hävitati. Tänu Jumalale, et me oleme õigusriigis. Et inimest ei hävitatud. Ja ma olen väga häiritud sellest, et eelmine riigi peaprokurör ja praegune Kaitsepolitseiameti peadirektor on asunud seisukohale, et sellist komisjoni ei ole vaja. Sellist komisjoni on vägagi vaja, sest riiklik protseduur ja riiklik protsess peab olema sisuliselt õiglane. See sisuline õiglus on praegu saavutatud läbi kohtumenetluse. Aga see peab ka õiglane näima ja kui on tekkinud küsimusele parlamendiliikmetel ja parlamendil, siis neile tuleb leida vastused. Ja see on normaalne riiklik süsteem. Me ei saa lihtsalt vaiba all eriteenistuslikke küsimusi lahendada. Avalikkus tunneb huvi, avalikkus peab saama vastused ja see komisjon on vajalik. Minu küsimus ongi see, et kas, ja see oleks võib-olla siis
Kaitsepolitseiameti peadirektorile, sest peaprokuröri poolt on suhtumine olnud teine. Et kui pole midagi karta, mis on siis selle komisjoni vastu? Et see on härra Palossonil küsimus. Härra Palosson, palun. Aitäh küsimuse eest. Et te must valesti aru ei saa, et ma lihtsalt kirjeldasin seda, et on olemas juba toimivad siis institutsioonid, mis ka tegelevad selle sama küsimusega, aga teil on alati võimalik luua täiendav komisjon ja kui te selle otsustate luua, siis loomulikult tulen ma selle komisjoni ette ja tõepoolest ma usun, et meil ei ole midagi varjata. Aitäh. Aitäh, härra Frosch, täpsustus. Jah, jätkuküsimus on ka veel, et siin oli juttu härra Heldna juhtumi puhul ennetuslikest sammudest. No meil on selliseid kõlavaid protsesse hiljuti olnud veelgi. Ja minu küsimus on, miks siis konkreetselt härra Humala puhul Tartus ei rakendatud ennetavaid meetmeid? Aitäh. Vabandust, aga kas me ei lähe praegu natuke teise teemasse liiga, ja ma juhin tähelepanu, meil sai aeg otsa, kell on 1 saanud. Et meil on vist mõnedel tuleb varsti liikuda oma mõnesse teise komisjoni edasi siit, et mina pean liikuma ja mina pean kahjuks liikuma. Aga nüüd siis kellele küsimus oli suunatud, vabandust, härra Frosch? Menetluslik ettepanek. See oli jätkuküsimus härra Palossonile. Jaa, palun, härra Palosson. Meil sai aeg see otsa, et mul on küsimus sellest, et kas meil oleks mõtet siis selles formaadis koguneda järgmine kord, paluda juurde ka proua justiitsminister on mul ettepanek ja võib-olla, kui küsimus on, et ütleme, on tehioludega kogunemisel hea meelega, ma arvan, et selle vastu vaevalt, kui komisjon ei ole, komisjon otsustab, nii et paluda nendele asjaosamastele inimestele esitada ka rida küsimusi, millele siis ka erinevad asutused saavad vastata, et siis on komisjonil on nii-öelda tõukekoht ka vaadata, et kui on erinevad väited, et kas nende pealt need probleemid, mis ilmnevad, on piisava erikaaluga ka selle komisjoni formaadi jaoks. Ja aitäh, härra Reinsalu. Ma arvan, kui komisjoni liikmed on veel nõus, natukene jätkame, me saame pisut aega veel sinna nõnda öelda selle järgneva, ma ei tea, 10 või 15 minuti arvelt veel natuke näpistada, et me oleme küll üle aja läinud, aga ma usun, et me vajadusel saame ka menetluslikke otsuseid langetada siin, kui komisjoni liikmed niimoodi, meil on otsustusvõime on täiesti olemas, nii et ei ole küsimust. Ja lõppude lõpuks ju otsustab alati suur saal, et kuidas siis jääb. Aga nüüd härra Froschil oli jätku küsimus, kõigepealt äkki laseksime siis härra Palossonil sellele ära vastata ja siis saame edasi minna järgmiste küsimustega. Palun. Ja, küsimus oli siis ennetamises, et julgeolekuasutuse selline esmane funktsioon on alati püüda ennetada, halbu asju ette näha ja ära hoida. Et iga kord see ei ole kahjuks võimalik, mingitel juhtudel on võimalik ja ka osad, kui me räägime siis ametialastest kuritegudest, siis osad kuriteokoosseisud võimaldavad ennetust ja osad kuriteokoosseisud ei võimalda ennetust, kus on juba teatud eelkokkulepped, et siin kindlasti peaprokurör oskab anda paremini sellest ülevaate, millised ametialased kuriteod on võimalik ennetada, millised mitte. Aitäh. Nüüd võib-olla proua peaprokurör nimetab need süüteod, mille puhul see ennetuspraktika on võimalik anda. Kuulge, vabandust, et härra Reinsalu, kui teil on küsimus kellegi, andke oma küsimuse soovist mulle kõigepealt märku ja siis ma annan sõna. Soovite seda küsimust küsida, härra päevaprokurörilt? Palun. Palun. No, ma nii täpselt sellele küsimusele siin vastata ei saa, et see ikkagi väga palju sõltub konkreetsest olukorrast ja tehioludest. Kui uurimisasutus või prokuratuur saab sellest sündmusest teada tagantjärgi, siis ei ole seal enam midagi ennetada, siis me tegeleme sellega tagantjärgi uurimisega. Kui on nii-öelda kahtlus, et see võidakse toime panna, siis on seda võimalik ennetada. Kui seda teadmist ennem ei ole, siis
siis seda ei ole võimalik teha. Aga ma täpselt siin ei saa võib-olla piiritleda koosseisude järgist. Jaa, aitäh. Nüüd ma näen, et hetkel rohkem küsimusi ei ole, siin on paar, vabandust, proua Poolamets, andke andeks, ma unustasin ära teid korraks. Aitäh, mul on küsimus Urmas Reinsalule. Et oletame, et tõesti meil õnnestub see komisjon moodustada ja selgubki, et politseijuhtide kriminaalmenetlus ja sellele eelnenud Kaitsepolitseiameti tegevus ei vastanud õigusriigi põhimõtetele. Et milliseid tagajärgi te näete pärast uurimiskomisjoni selle olukorra tuvastamisel? Aitäh. No see on spekulatiivne küsimus, et ütleme, millistele järeldustele võidakse jõuda. Et ma arvan, et järeldused saavad olla konkreetsed, mis tegelikult siis ütleme hüpoteetiliselt on võimalik jõuda järeldusele, et kõigist episoodides kõik tegevused olid õiguspärased, erapooletud ja õiglased. Saab jõuda mingites konkreetsetes elementides seisukohal, et see seda ei olnud, eks ole. Ja siis tegelikult komisjon saab seda tuvastada. Ja ma arvan, et see on oluline. Õigusriigi puhul on see läbipaistvuse künnis, mis tekib, see on juba eraldi väärtus. Ja selle pinnalt on võimalik teha järeldusi, mis on seotud siin samade menetlusprotsessidega tulevikuks. Et ega küsimus on, kui inimesed vaatavad otsa, ja ma ei võta seisukohta selles, eelnõu algatajad ei võta seisukohta, loomulikult raamistades seda kogu asja kohtu otsustega, aga ei võta seisukohta selles, kas ka esitatud menetluses olnud inimeste väited on nii-öelda tõele vastavad või mitte selles loogikas, et ka need vajavad tegelikult objektiivset hindamist, eks ole. Aga kui meil on olukord, kus meil on riigi endine politseijuht, kui meil on endine Kaitsepolitseiameti direktor asetäitja, meil on endine Keskkriminaalpolitsei direktor, ütlevad, et selline selektiivne menetlus on nii-öelda kuidagi nagu aset leidnud. Siis millise näoga vaatab kodaniku otsa sellele olukorrale, eks ole. Ja millise näoga vaatab ka parlament otsa. Parlament peab siin tegelikkuses ka oma hoolsuskohustust näitama. Kuulge, oma riik, oma inimesed, oma õiguskord, oma seadused, ja me peame ühiselt selles mõttes tegema selle pingutava sammu. Et see ei ole niisugune nagu mugavusjuhtimine. Suur tänu. Ma näen, et küsimused on otsa lõppenud. Et härra Reinsalu, kas te jääte selle juurde, et sooviksite seda veel arutada või me saame minna menetluslike otsuste juurde praegu ja otsused ära teha? Mis puudutab uurimiskomisjoni. Härra Frosch, palun. Minu ettepanek on teha menetlusotsused ja otsustame selle saate saali ja liigume selle asjaga edasi. Ja toetame, jah, loomulikult komisjon toetab. Nii, kuidas siis jääb, härra Reinsalu? Ma olen asendusliige, nii et ma toetan härra Froschi seisukoht, kui härra Frosch baasliikme, põhiliikmena on selle ettepaneku teinud. Suur tänu. Nüüd ma võtaksin selle arutelu kokku. Ja veel kord, ma olen tänase istungi käigus vähemalt 2 korda öelnud, et tegelikult tõstatatud küsimused on õiged ja kohased. Ja seda ma kinnitan ka, mida härra Pallosen siin nimetas, et tõepoolest, kuivõrd ma olen ise julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige, siis seda ühe korra me oleme seda teemat käsitlenud, aga ka antud eelnõust ja selle vestluse käigust minu hinnangul on tulnud esile tegelikult siin momente, mida peaks täiendavalt käsitlema. Ja ma väga sooviksin. Me kõigi Riigikogus esindatud fraktsioonide esindajad on selles sama julgeolekuasutuste ja järelevalve erikomisjoni liikmed. Minu meelest on ülimalt kohane. Need samad küsimused tõstetakse lauale seal ja otsitakse neile seal ka vastuseid ja vajadusel kuulatakse ka täiendavalt erinevaid osapooli. Et ma pean nõustuma, et see käsitlus ei olnud piisav, mida julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon antud küsimuses tegi. Aga et minu positsioon on, et kasutaks ikkagi need meile antud võimalused enne ära, kui me erilahendusi hakkame proovima. Aga nagu öeldud, ja ma kuulen, et komisjoni liikmed on ka väga seda meelt, et menetluslikud otsused teha, siis meelega läheks nende juurde. Härra Frosch, soovite? Hääletame. Nii,
siis tuleb nende juurde ka minna. Kõigepealt teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda kolmapäeval 18. märtsil. Kas seda on vaja hääletada? Ei ole. Oleme konsensusega otsustanud. Siis teiseks, mina ikkagi oma positsioonilt teeksin ettepaneku see eelnõu tagasi lükata, et kasutada neid võimalusi, mis täna Riigikogul juba on olemas. Kes on selle ettepaneku poolt? Enne hääletame ära, siis palun repliik. Ma arvan, ma tohin teha repliigi komisjoni liikme õigustes nii-öelda ka sellele öelda, et kui sa ütlesid, eks ole, et kutsud initsieerid üles vastu hääletama, siis mul on õigus, ma arvan, öelda hääletada poolt, sest kui argument on sellele, et neid õigusi kasutada ära, mis parlamendi menetluses on, siis ma tuletan meelde, et need isikud oma nii-öelda varasema õigusautoriteediga, kes on neid väiteid esitanud, on saanud sõna siin praegu 120 sekundit kumbki ja lisaks paarile küsimusele vastates. Ja me tegelikult ju tajume ka selles arutelus, me libesisime sisulisest arutelust üle ja see tegelikult ei olegi see koht, kus sisuliselt on, ma arvan, pigem on see eelarutelu, et tuvastada, kas probleeme on. Me näeme, et senised rutiinsed loogikad ei ole piisavad. Nii et ma kutsun üles komisjoni liikmeid tagasi lükkama komisjoni esimehe ettepanekut ja toetama selle komisjoni moodustamist täiskogu saalis. Aitäh. Niisiis, teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Ja Kuusemäe ei hääletanud. Hästi. Ja määrata, kolmandaks siis, määrata põhiseaduskomisjoni esimees komisjoni poolseks ettekandjaks ehk siis Ando Kiviberg. Minu ettepanek on määrata härra Ants Frosch. Endise välisluure juhina on ta kindlasti objektiivne käsitlema ka seda arutelu põhjalikult. Nii, aga ja protseduuriline küsimus, et kui nüüd praegu oli hääletus selline, et ettepanek, et ei toeta, eks ole, kas me peame hääletama eraldi seda, et komisjon toetab esimese lugemise lõpetamist või see automaatselt tähendab juba, et komisjon toetab esimese lugemise lõpetamist? Jah, komisjon toetab esimese lugemise lõpetamist, tähendas see, jah. Aga nüüd siin tuli konkureeriv ettepanek. Ma saan aru, härra Reinsalu soovis komisjoni juhtimist üle võtta praegu. Aitate, jah. Näen, kogenud ja vanem ja kogenum kolleeg, suur tänu selle abi eest. Niisiis, aga ma võtan enda kandidatuuri tagasi, ma arvan, et see on väga hea ettepanek ja esitan, härra Frosch, olete nõus muidu? Jah, ma arvan, et kui see konsensusega leiab toetust kindlasti. Suurepärane. Siis, kui ei ole vaja hääletust ja konsensuslikult oleme otsustanud, et see on härra Frosch, siis on otsus langenud. Aitäh. Sellega on 18. märts on ta saalis. Ei ole, jah. Siis on sellega tänaseks istung lõppenud. Suur tänu külalistele ja jätkame tööd.